Tere tulemast kuulama meie selle sesooni eelviimast andmetarkuse webinari ja täna räägime siis teemal, mida kasulikku sisaldab värskelt valminud dokument, kuidas mõista andmemajandust, sõnavara, rollid ja seosed. Ennem kui alustame, siis paar praktilist asja ja ka kutset järgmistele meie üritustele. Meil on siiski veel tulemas enne jaanipäeva esiteks üks füüsiliselt DataSky kontoris toimub seminar, kus siis räägitakse hariduse andmetarkusest ehk näitest sellest, kuidas e-riik ei jõua haridusse. Ja ma panen selle kutse ka siia chati, hea oleks, kui saate sealt kaudu registreerida. Teema saab kindlasti olema huvitav ja diskussioon põnev. Ja siis on meil veel esmaspäeval 15. juunil näide advokaadibüroo Sorainenist, kus Mihkel Miidla räägib sellest, kuidas nemad jagavad tehisintellekti kohta teadmisi. Selle registreerimislink on samamoodi andmetarkuse LinkedIn grupis ja proovime siia sellesse chati ka lisada. Aga siis täna räägivad meile Jüri Jõemaa, ITL-i nõunik, Kaarel Sepp, kes on just Digiministeeriumi tulevikukindla andmemajanduse projektijuht ja Sille Sepp, Tehnikaülikooli linnaliste andmeökosüsteemide juht sellest, mida siis sisaldab värske dokument. Ja siinkohal annangi sõna siis esimesena Kaarlile, jah? Ja, tere hommikust kõigile. Minu nimi on Kaarel Sepp, töötan Justiits- ja Digiministeeriumis ja tõesti väga hea meel on täna rääkida meie siis viimase mõne kuu tegemistest andmemajanduse terminoloogia ja põhimõtete selgitamise töö juures. Oleme siis siin koostöös JTM-i kolleegidega ja Sille ja Jüriga kokku pannud sellise selgitava materjali pealkirjaga Kuidas mõista andmemajandust, kus me oleme püüdnud koondada endas valdkonnaga seotud sõnavara, rollid ja omavahelised seosed. See kõik sai alguse meie omavahelisest vestlusest, kus me arutasime, et oleks vaja just ühtlustada terminoloogiat, sest me räägime andmemajandusest üha enam, aga väga palju vestlusi kipub selle taha jääma, et me võib-olla ei mõista üksteist veel täpselt samamoodi. Ja siin mõttevahetuste käigus see dokument on niimoodi kasvanud nagu lumepall ja kui meil algne mõte oli tõesti teha selline terminite ühtlustamise töö, siis tänaseks ta on muutunud pigem selliseks selgitavaks materjaliks, kus me tõesti võtame need terminid, anname neile mingisuguse tähenduse, mingisuguse selgituse, aga püüame neid siis ka omavahel siduda ja mingite praktiliste näidetega selgitada. Meil on siin pundis olnud, ütleme, pliiatsihoidjate juures tõesti siis Justiits- ja Digiministeerium, ITL ja TalTech, aga saladuskattel võin öelda, et see dokumendi versioon, millest me täna räägime, on juba versioon 2. Ehk siis me oleme tegelikult kaasanud ka selline 10 valdkonna eksperti erinevatest rollidest, kes on kaasa mõelnud ja aidanud seda dokumenti kvaliteetsemaks ja paremaks saada kindlasti. Kõigepealt suur aitäh ka kõigile neile. Miks me kõike seda teeme? Niimoodi konteksti mõttes, et Eestis on andmemajanduse edendamiseks tehtud juba väga mitmeid olulisi samme. Meil on olemas Eesti andmeruumide pikaajaline plaan, mille leiab Kreati.ee lehelt. Meil on olemas erasektori jaoks välja töötatud andmemajanduse kasutusjuhu väljatöötamise toetusmeede, mille leiab EIS-i leheküljelt. Meil on just eile välja kuulutatud avaliku sektori jaoks privaatsust tagavate tehnoloogiate toetusmeede. Meil on olemas esimesed vestlused andmeruumide teemal, toimunud esimesed teadustööd ja nende tulemused kätte saadud. Meil on olemas võimalused nõusolekupõhiseks andmevahetuseks, me oleme uurinud inimkeskset lähenemist, inimkeskset andmemajandust ja kõike muud. Ehk siis teisisõnu, andmete valdkond on jõudnud sellisele küpsustasemele, kus me saame juba rääkida kontseptsioonidest nagu andmemajandus, andmete väärindamine, andmete monetiseerimine ja palju muud põnevat.
Kokkuvõtvalt võib siis öelda, et tekkinud või tekkimas on andmemajandus ja siit leiame siis ka juba esimese sellise meie välja pakutud definitsiooni ehk andmepõhise majanduse osa, kus kasu saamise eesmärgil vahetatakse andmeid toodete või teenustena füüsilistest ja juriidilistest isikutest koosneva võrgustiku poolt. Ja mis ma tahaks veel märkida on see, et meie eesmärk ei ole siin pakkuda lõplikke definitsioone mingitele terminitele, vaid pigem algatada sellist arutelu, soodustada sidusgruppide omavahelist arutelu ja kutsuda kõiki üles teema peale kaasa mõtlema. Kuidas me seda dokumenti siis kirjutanud oleme? Me oleme jaotanud dokumendi 5 selliseks peamiseks plokiks. Ta algab üldistest valdkonnaga seotud mõistetest, kus me siis raamistame kogu ülejäänud dokumenti. Teine peatükk keskendub Euroopa Liidu põhiprintsiipidele. Kolmandas peatükis tutvustame andmeökosüsteemi mõistet ehk siis selle võrgustiku mõistet. 4. ärikontseptsioone ja 5. andmemajanduse eeldusi, oskusi, kompetentse, spetsialistide vajadust ja kõike muud. Siinkohal siis annaksin teatepulga korraks üle Jürile. Ja tere hommikust. Jah, tõepoolest see arutelu algas meil, ma arvan, tegelikult sellisest kohast, kus me aastaid tagasi juba püüdsime ühe Euroopa Liidu uuringu põhjal aru saada, et kui suur on Eesti andmemajanduse maht ja see dokument rääkis numbrist 334 miljonit eurot. Me Ott Velsbergiga sel ajal püüdsime meeleheitlikult lugedes seda dokumenti aru saada, kust see suurus tuleb ja millised on need komponendid selles andmemajanduses ja ma arvan, et sellest ilmselt ka tekkis see vajadus sellise nagu terminite lahti seletamise jaoks ja ka nende rollide jagamiseks ja lõpuks eks seda läbi võib-olla siis tulevad ka kusagilt lõpuks paremad analüüsid selle kohta, kui suur see andmemajandus tõesti Eestis on või andmepõhine majandus või mis iganes. Et see oli üks alustest, aga kui me vaatame tõesti sellele otsa, siis ma arvan, enamik kuulajaid ju täna teab, et andmed on ikkagi päris vara täna, et mingis mõttes, eks ole, andmed on uus kuld, räägitakse naftast, aga see pole õige, kuna kuld on korduvkasutatavad, andmed on ka korduvkasutatavad, nafta põleb ära või tehakse tast mingisugused vihmamantled, eks ole, aga andmed on selles mõttes ikkagi päriselt väärtus. Ja eks see väärtus võib ju avalduda täiesti erinevatel, kuidas ma ütlen siis, andmed võivad olla erinevatel kujudel ja neil võib olla tegelikult sama suur väärtus nende erinevad kujudel, ehk nad võivad olla lihtsalt sul IoT sensorandmed, mis juhivad mingit protsessi ja nad võivad olla ääretult olulised selle protsessi juhtimiseks, nende puudumine võib kogu protsessi seisata ja samas võivad nad olla mingisugused just juhtimislava jaoks vajalikud andmed, mille põhjal langetatakse siis andmepõhised otsuseid ja tegelikult nad võivad olla täiesti sama kaaluga oma väärtuselt, oma sisuliselt väärtuselt ja kolmandana ka, eks ole, tegelikult andmed ise, mis tekivad näiteks ühes ettevõttes, võivad olla teise ettevõtte jaoks väga väärtuslikud mingi teise uue teenuse loomiseks. Nii et selles mõttes ma ei saa nagu võrrelda ja me olemegi nagu lähtunud sellest, et erinevatel kasutusjuhtidel on tegelikult andmetel erinev väärtus ja see, milleks neid kasutatakse, neid võimalusi on ka väga palju. Võib-olla ei hakkaks neid definitsioone siin isegi üle rääkima, ma paluksin seda järgmist pilti, kus nad on tegelikult kajastatud. Et me oleme seda joonist disaininud kuid ja jõudnud lõpuks selle kohani, et meil on kõigepealt andmed kui vara, et me kontseptsioonis vaatame andmeid kui vara ja et see andmepõhine majandus on tegelikult kontseptsioon, mis hõlmab endas 2 sellist suurt plokki, millest üks on reaalajamajandus ja teine on andmemajandus. Väga lihtsalt öeldes reaalajamajandus, mis on täna ka MKM-i poole peal visiooniks formuleerinud, uut versiooni visioonist vist ei ole, on oma olemuselt tegelikult see osa vähemalt meie lähenemises siin, et ta aitab ettevõtetel oma haldustoimingutes ja ka riigil
oma haldustoimingutes hoida raha kokku või tõsta efektiivsust. Ja on just kaks poolt, üks on haldustoimingud ja teine on majandustehingud, mingi info liikumine majandustehingute kohta, et me oleme nagu selles mõttes, ta võib toota mingisugust kasu ettevõttele, aga see kasu ei ole lisandväärtus, see on kokkuhoid. Ja see kokkuhoid kindlasti on väiksem, kui tegelikult on andmemajandusest tulenev äriline kasu. Ja siin on fookus sellele, et andmeid endid, kas müüakse või väärindatakse ja müüakse siis, või siis teine pool, et tegelikult on tekkinud ju uued ärimudelid, kus meil on olemas andmepõhised tooted ja andmepõhised teenused. Võib tunduda, et mis asi see andmepõhine toode siis on. Võtaks kõige lihtsama paljudel kodus oleva ilma kaablita mururoboti. Ilma andmeteta see robot oleks täiesti kasutu ja see on kõige ehtsam ja kõige lähemal teile ilmselt liikuv toode, mis on puhtalt andmepõhine toode. Et sellised võib-olla lihtsad näited selle kohta ja siit pildid praegu eespool oli veel kirjas andmeturg. Siin on andmepõhine organisatsioon, et tegelikult seda vaadeldakse ja need on organisatsioonid, kus tegelikult väga palju kasutatakse andmeid just juhtimisotsustes ja sellepärast ja ka muus tegevuses, aga just juhtimisotsustes, et ei ole juhtimisotsused ei põhine mitte nii-öelda kõhutundel ja ärivaistul, vaid ka väga tugevalt on need otsused toetatud andmetega ja tegeliku olukorraga ettevõttes ja ka selles, et need andmed on väga kiiresti kättesaadavad, neid analüüsitakse kiiresti ja neid esitletakse siis analüüsi põhjal ka otsustajatele väga kiiresti ja langetatakse ka ja seeläbi siis saadakse langetada paremaid otsuseid nende kohta. Nii et ma arvan, ma selle koha peal annan Kaarile tagasi. Kaarile tagasi, vabandust. Ja tõesti, esimene peatükk siis üldisest raamistusest ja peamistest mõistetest. Teine peatükk kirjeldab Euroopa Liidu põhiprintsiipe andmete valdkonnas, kuna palju selliseid andmemajandusega seotud mõtteviisi algatusi tuleb meil Euroopa tasemelt ja kui me räägime näiteks Euroopa ühisest turust või ühisest andmeturust, kui me räägime andmeruumidest ja andmemajandusest laiemalt, siis seda mõtteviisi on Euroopa tasemel kultiveeritud juba siin aastaid ja hoiame omalt poolt ka pidevalt silma peal, et mida Euroopas tehakse. Teiselt poolt praegu väga olulised teemad digitaalne suveräänsus ja selle siis üks alaliike andmesuveräänsus oleme läbi käinud ja sellise laiema kontseptsioonina veel inimkesksuse, mida meie siis raamistame praegu inimkeskse andmemajanduse, inimese võimestamise, inimesele valikute ja võimaluste andmise ja reaalse kasu saamise läbi. Kõik need teemad samamoodi sellised üldisemad ja läbivad kogu meie andmemajanduse mõtteviisis. Ja kolmas selline peatükk vaatleb siis seda andmemajandusega seotud ökosüsteemi, millest palun siis Sillel sõna öelda. Ja, võtan siin sõnajärje üle, tere ka minu poolt. Nagu öeldud, siis selline kolmas vaade andmemajandusel on läbi andmeökosüsteemi ja nende seal olevate erinevate rollidega, sest meie silmis on lõpuks andmemajanduse keskmes ikkagi need inimesed ja organisatsioonid, kes tahavad andmeid vahetada, neid kasutada uute toodete ja teenuste arendamiseks, väärindamiseks ja nüüd on küsimus, kuidas need organisatsioonid siis omavahel suhestuvad,
millised koostööd nende vahel tekivad ja ka millised sünergiad erinevate selliste osapoolte vahel siis võiksid tekkida selles ökosüsteemis. Laiemalt see ökosüsteem on ikkagi ju defineeritud kui võrgustik, mis on baseerub nendel andmetehingutel ja suhetel ja nüüd see peatükk vaatab siis laiemalt neid rolle, milleks me oleme siin võtnud fookusesse just andmevaldaja, andmesubjekti, andmetarbija, uue sellise termini või nimetusena hõlbustavate teenuste pakkujad ja ka lõppkasutaja. Nüüd selleks, et seda võib-olla natuke lihtsamini lahti rääkida, siis vaatame ühte skeemi, mis on just see meie välja pakutud rollimudel. Kõige keskmes on meil andmemajanduse kasutusjuhus ju andmevaldaja, kelle käes siis on andmed või kellel on see õigus nende andmetega toimetada, anda neid või teha kättesaadavaks teistele, kelleks siis on andmetarbijad, kes omakorda saab andmeid kasutada selleks, et uusi tooteid või teenuseid kas arendada või pakkuda lõppkasutajatele. Meie silmis lõppkasutaja ikkagi andmeökosüsteemi keskmes ei ole, sest ta ei osale otseselt andmete vahendamises või nende kättesaamises. Küll aga mainin siin kohe ära seda, et rollid ei ole unikaalsed ühelegi osapoolele, mis tähendab seda, et kas inimene või organisatsioon võib kanda mitut rolli ja näiteks kui lõppkasutaja ise kasutab toodet, mille arendamiseks on kasutatud tema kohta käivaid andmeid, siis loomulikult võib ta olla paralleelselt ka näiteks andmevaldaja rollis. Inimese puhul, kui järgmisel slaidile minna, siis teatud juhtudel on oluline ka mõelda seda ka läbi andmesubjekti rolli ja mitte just sellise passiivse rollina, kus GDPR ja ICUM defineerib mingisuguseid tingimusi, kuidas meie andmeid peaks kaitsma, vaid tegelikult aktiivse osapoolena, keda saab kaasata selleks, et näiteks küsida nõusolekut nende andmete väärindamiseks ja kasutamiseks uute teenuste loomisel. Nüüd andmevaldaja ja tarbija võivad omavahel neid koostöid sõlmida ja loomulikult ise ja tagada ka need võimekused, mille najal need andmed kättesaadavaks teha, aga paljudel juhtudel neid võimekusi ei ole majas sees ja seetõttu on turul väga palju erinevaid teenusepakkujaid, kes saavad seda toetada või hõlbustada, olgu selleks siis andmetaristu pakkujad, erinevad andmevahendusteenused või ka näiteks isegi juriidiline abi selleks, et need tingimused siis tõesti läbi mõelda, millistel alustel neid andmeid kättesaadavaks teha ja kuidas neid ka hiljem ka juriidiliselt kontrollida. Seda kõike loomulikult raamistab selline juhtimis- või haldusraamistik, mille eest vastutab andmeökosüsteemi haldusorganisatsioonid ja see, millisel konkreetses vormis see haldusorganisatsioon rakendub praktikas, sõltub vägagi palju sellest kontekstist, kus see andmeökosüsteem siis kuidagi rakendub. Lisaks nendele rollidele on loomulikult väga palju erinevaid teisi osapooli, kes mõjutavad seda, mis on üldse võimalik andmetega teha, olgu selleks siis erinevad õigusaktidest tulenevad tingimused, mistõttu on oluline ka mõelda regulatsioonide sisseviijatele ja rakendajatele, järelevalvega tegelejatele ja loomulikult ka teistele osapooltele, kes näiteks aitavad soodustada siis tõesti äri siis arengut. Nüüd siit poolt edasi minnes ikkagi järgmisel slaidil on nüüd järgmised kontseptsioonid just ärilisest vaatest, sellepärast et kui meil on see rollimudel küll abstraktselt kirjeldatud, siis lõpuks sõltub see kõik sellest, kuidas praktikas erinevates valdkondades ja sektorites ikkagi nähakse andmeid kui vara, millised on need erinevad tooted või teenused, kus seda tõesti saaks kasutada ja millised on need osapooled, kes omavahel siis tõesti seda konteksti loovad ja seetõttu ärikontseptsioonide peatükis me vaatame põhilisi siis termineid ja kontseptsioone läbi väärindamise, monetiseerimise, andmevara ja andmetoote,
andmete turuplatsi kui koha, kus saab kaubelda andmetega, andmemajanduse kasutusjuhu ja ka andmeruumi. Ja ma tahaksin täna siin keskenduda ainult kahele neile terminile. Esiteks siis andmevara. Kui Jüri rääkis sellest, et üleüldiselt me aina rohkem räägime sellest, et andmed on oluline osa, oluline ressurss majanduse kasvuks, uue väärtuse loomiseks, siis andmevara termin ikkagi toonitab seda, et andmetest saab vara ainult siis, kui andmevaldaja ise defineerib sellele selge väärtuse, kas isegi võib-olla teatud hinna ja nad on ka varana hallatud organisatsiooni sees nagu mõni muu varaliik. Ja seetõttu see ei ole nii väga sõltud sellest, et kuidas vormiliselt defineerida andmevara, vaid pigem läbi selle, et kas seda nähakse ja on defineeritud läbi konkreetse väärtusega. Andmevarana võib olla andmebaas, erinevad failid, dokumendid, veebilehed, teenused, nii et see kõik sõltub jällegi organisatsioonist endast, kuidas ta seda varana defineerib. Teise terminina oleme võtnud ette just andmetoote, mis on natukene konkreetsem võib-olla andmetele suunitletud ja oleme defineerinud seda kui tarbitaval kujul standardiseeritud andmekogum, mis kombineerib endas kokkulepitud kujul andmed, teenused ja kirjeldused. Seega ta kuulub kindlasti andmevara termini hulka, aga keskendub täpsemalt just andmekogumile. Ja nüüd kui andmekogum ise on need andmed, siis andmetoote oluline osa on ikkagi ka see metakirjeldus. Millised on need litsentsitingimused, kuidas seda saab kasutada, millistel tingimusel, kuidas ka seda võib-olla kasutada. Ehk siis jällegi meie sooviks siin on pakkuda ja mõtestada nüüd andmeid läbi ärilise perspektiivi ja loodame ka näha, et siin meie Eesti keskkonnas võrgustikus hakkame palju rohkem rääkima andmetoodetest, mida siis osapooled saavad kasutada, väärindada ja teistele ka kättesaadavaks teha teatud tingimustel. Siit annan jälle ja sõnajärje üle Jürile, kes räägib, millised on siis ikkagi eeldused selleks, et ka neid andmetooteid või mingeid muid siis varasid üksteisega jagada. Ja, aitäh. Eks me proovisime kirja panna ka erinevaid eelduseid ja alustame strateegilisest juhtimisest kõigil tasemetel, sellepärast et kui pikka vaadet ei ole, siis on väga raske ju tegelikult mingit kasu luua nendest andmetest või mingid otsused andmete põhjal langetada. Ja alustame sellest, et tegelikult riik kui selline, Riigikogu keskvalitsus, et tegelikult tänasel päeval ikkagi nemad peavad looma sellised tingimused ja poliitikad selleks, et andmed rohkem väärtustada, et tegelikult motiveerida ka ettevõtteid rohkem andmeid kasutama ja andmeid väärindama, et selles mõttes ja tegelikult ka selles reaalaja majanduse pooles, et ka tegelikult kõik see haldusmenetlused toimiksid rohkem automatiseeritult, digitaalsel kujul ja need andmevood liiguksid ühekordselt sinna riigi suunas, kus on kogu selle aruandlusega. Siis kui me vaatame erasektorit laiemalt, siis põhimõtteliselt sellised valdkondlikud liidud või valdkonnad ise peaksid ka vaatama selle peale, kuidas moodi luua uusi ärimudeleid sellisel kujul, et sul on mitme ettevõtte andmed ja millised need andmed tegelikult või andmestikud on, et nende põhjal ehitada mingeid uusi teenuseid, mudeleid. Üks väheseid praegu on e-veoseleht, aga tegelikult kui me vaatame sektoriülesid asju, siis ilmselt ka tööstuses on hästi palju andmeid, eks ole, mis on tegelikult potentsiaaliga. Nii et näiteks need näited on veel. Kui me läheme organisatsiooni enda sisse, siis tegelikult ka organisatsiooni enda ikkagi pikaajalises strateegias. Kahjuks küll Eestis on väga palju VKE-sid, ja kellel ei ole pikaajalist strateegiat, aga ikkagi selliste suuremate ettevõtete strateegiates peab see andmete väärtus, andmete kasutamine, kas toodetes, teenustes või juhtimisotsustes ikkagi nagu strateegilisele tasemele jõudma. See peab olema juhtkonna teema, et sellest tegelikult see väärtus sealt välja võtta.
Kui me vaatame andmekirjaoskust, siis tegelikult see on iga inimese oskus üldse andmepõhiseid otsuseid langetada, mitte lihtsalt otsustada midagi mingisuguse jälle kõhutunde pealt, vaid vaadata nagu üldisemalt, see ei ole niisugune professionaalne oskus. Kui me jõuame andmeküpsuseni organisatsioonides, siis see on tegelikult süsteemne tegevus. Kuidas andmed tekivad, kuidas neid hallatakse tõepoolest, nii nagu Sille siin ütles, kuidas neid kasutatakse, kas neid tootestatakse, kas neid vahetatakse teiste ettevõtetega, kas neid kasutatakse aruandluses, see on täiesti selline kompleksne teema ja see nagu eeldab seda tõesti, et organisatsioonis on strateegiliselt teadvustatud see andmete väärtus ja kasutamine. Ilma spetsialistideta me muidugi hakkama ei saa, me räägime siin professionaalidest kõigepealt, esimene pool on siis nii-öelda andmeprofessionaalid, kes tõesti andmeinsenerid, analüütikud, andmehaldurid, kuidas neid juurde saada, ma arvan, siin on päris suur roll on OSKA analüüsidel, kus ka näidata on ka tänased järeldused juba need, et andmete valdkonnas on palju uusi töötajaid tarvis. Paralleelse tegevusega selle dokumendiga ma loodan, et enne suve saab valmis ka kutsekoolide jaoks andmehalduri, nii ärilise kui tehnilise andmehalduri õppekava ja ehk järgmine aasta hakatakse seda õpetama, aga siis vähemalt see ootus praegu on. Ja muidugi, eks need lisakompetentsid peaksid olema andmete valdkonna lisakompetentsid peaksid olema igal juhil ja siin tekib ka see koht, et paljuski näiteks töötamise registris on mingid inimesed, kes võib-olla poole oma ajast tegelevad andmetega, aga nad on seal kirjas kas juhina või mingisuguse muu valdkonna spetsialistina, et tegelikkuses neid inimesi on palju rohkem, kui need ametlik statistika näitab. et oleks ka hea võib-olla neid paremini kaardistada. Ja kuna aeg pressib peale, siis ma arvan, et meil kogu see andmekorraldus, andmetaristu, andmearhitektuur on nii organisatsioonilised kui tehnilised teostuse vahendid, aga me oleme ka neid siin kirjeldanud. Ja mingis mõttes uute asjadena on meil siin kirjas andmelabor ja tehisarutehas. Tehisarutehasest on palju räägitud, aga tegelikult andmelabor on üks oluline komponent selleks, et tehisarutehas üldse toimiks. Et ikkagi, kui on suured andmemassiivid, siis tegelikult andmelaborid valmistavad neil tehisarutehastele ju andmeid ette ja see on väga, väga oluline roll ka tänases tehisaru, kuidas öelda siis, suures hüppelises arengus, milles siiski need tehisarutehased peavad ka kasutama kvaliteetseid andmeid ja korrastatud andmeid, muidu see tulemus ei pruugi üldse olla see, mida me tahame. Aga läheme edasi siis, palun. Et selle dokumendi me nüüd oleme 27 minutiga käinud läbi 48 lehekülge. Et see dokument on päris pikk ja põhjalik, sellepärast te leiate sellest samasest andmetarkuse võrgustiku LinkedIni grupist selle dokumendi, ma ei tea, kas ta seal juba on, aga mõne hetke pärast sinna kindlasti tekib. Ja väga me ootame väga teie tagasisidet ja ettepanekuid. Lugege läbi, arutage läbi. Jah, tõesti, me oleme seda paar ringi siin ekspertidega arutanud ja saanud 10 tagasisidesid. Dokument oli päris kirju vahepeal kommentaaridest. Et algatame siin LinkedIni grupis ka arutelu ja ka ITL-is me järgmine nädal tutvustame kiirelt seda sama dokumenti ja ka arutame seda seal. Ja ilmselt ka sügise poole plaanime mingit võib-olla veel laiemat arutelu siin ühiselt, et saada selle dokumendiga edasi, kuna ta on tõesti selline esimene variant arutelu algatamiseks. Ja tahaksin tänada ka, nii nagu Kaarelgi ütles, kõiki neid, kes on täna juba sellesse panustanud ja eks see dokument on tegelikult elav dokument. Et läheme edasi sellega, kindlasti on eriarvamusi ühe või teise või kolmanda punkti kohta, aga kõik see tagasiside, ka kriitiline, on väga oodatud.
aitäh, 59, ma ei tea, kas küsimusega jõuab. Ja suur tänu teile, et sellise suure töö ja väga olulise töö ette võtsite ja küsimusi ei ole tulnud, aga ma lisasin ka lingi LinkedIn gruppi, et saab siis seal edasi jätkata vestlust ja loomulikult meie järgmistele üritustele tulla kuulama. Aga suur tänu siis kõigile kuulajatele, esinejatele ja järgmise korrani. Aitäh! Aitäh! Tänu!